Et Villem pärvis siin teist korda Hiiumaa mustaks, tema tegi seda Statistikaameti toel, aga esimest korda tehti seda Eesti 2010 pluss arengukavas, siis ta oli riiklik looduskaitse tuumkaitseala. Aga tendents on ühele poole, eks ju, kogu aeg inimesi vähemaks. Me ise nii pessimistid ei ole. Aga Hiiu energiaühistu algatus oli siis algus, me läksime 2 algatusega ja nii Kärdla kui Kõrgessaare poole algatus ja Kõrgessaare omakorda puudutab veel Kõrgessaare Alevikku ja Lauka küla. Need on 5 kilomeetrise vaheliga 2 endist sellist kolhoosikeskust, mis olid omal ajal mõlemad keskküttevõrgus, kus kolhoos läbi oma tootmist ühes pool siis põllumajanduslik, teise pool kalanduskolhoos pakkusid kütet ka elamufondile. Ja Kärdlas just vaatasime rohkem seda arenevat sadamaala uusarendusi. Et algses mõttes oligi, kas ta liigub kuidagi? Parempoolne. Et algses mõttes oligi ka tegelikult kaasata nii munitsipaalhoonestus kui elamufond ja lisaks siis, kuna Hiiumaal täielikult puudus ka ütleme pelleti tootmine, et ka võimalusel ka väikelahendite pakkumist, just mis on parem pelletil kui hakkepuidul, siis ka pelleti tootmine sisse võtta. Ütlen kohe ette, et sellest mõttes me praegu oleme loobunud, kuna kas siis nüüd meie ärgitusel või sellest protsessist tulenevalt igatahes praegu ettevõtluses ilmselt ka üks 20-tonnine pelletitehas Hiiumaale tekib lähitulevikus, nii et tõesti sinna kõrvale mõtet üks 4-5 tonnilist ühistulist pelletitehast mõtet teha pole. Slaidid on seina peal, aga eks te loete neid ise, minu jutt nagu ei ole kunagi slaidide järgi. Eelkõige siis jah, ootused olid meil võib-olla tõesti selliseks juriidilise lahenduse leidmiseks, sest see oli ka ennem ju selge, et nüüd algatajana omavalitsus ja elanikkond, et mahutada see nüüd ühte pakki, eks ju, ja just, et säilitada see omavalitsuse initsiatiiv, lahendada munitsipaalhoonete pool, kaasata tänased munitsipaali tehnilised lahendused juba ka korterimajade lahendustesse. Et see oli nagu raske, et võib-olla jah, nagu ootused olid väga konkreetsetele võib-olla ka seadusmuudatusettepanekutele ja siiski meie nagu sees natuke näeme, et võib-olla peaks ikkagi eriseadus selle jaoks olema, sest ta reguleerib täna ikka väga palju läbi erinevate seaduste ja me jätsime siin puudutamata muidugi koostootmise, siis läbi asi päris käest ära, eks. Seda me nagu ikkagi ise vabalt täna ei tee. Energiaühistuga muidugi aeg on üsna lühike olnud see aasta ja me veel ikkagi sellele loomisele ei jõua. Praegu käivad aktiivsed koosolekud korteriühistutega. Valitud on siis pilootprojektiks Lauka küla, kus on nagu munitsipaalhoonestus pluss 4 kortermaja ja 2 kortermaja, mis peaks ümber ehitama täielikult ahjuküttelt üle juba keskküttele. Keskkütte tehnoloogiaks oleks valitud hakkepuidukatlad ja kohe kasutada siis tipuvõimsustena olemasolevat pelletikatet munitsipaalhoonestuses ja juurde tuua siis üks 300-kilone hakkekatel veel lisaks. Töörühmadesse on kaasatud ka samas meie kohalikud puiduettevõtjad ja ka tänane Kärdla kaugkütte pakkuja, nii et selline aktiivne töö käib ja selle töö raames on valmimas praegu juba tasuvusuuringute raames ka Hiiu valla energiamajanduskava. Need koosolekud on praegu sellised üsna iganädalased ja reedel on järgmine, et tahaksin 16. aasta algusesse jõuda läbi 3 Aleviku ploki, Lauka, Kõrgessaare pluss Kärdla pluss veel siis ka tänavalgustuse plokiga need arengukavasse ära fikseerida. Kohtusime ka siin mitmel koosolekul siis oma elanikkonnaga ja nagu kirjas näete, et olid ka mentorid kaasas ja Luts ja Wolfgang tutvustasid siin siis Saksamaa kogemust, et meie elanikkonnal on väga üllatus see, kui pikalt peavad nemad koosolekuid, siin 100–130 koosolekut. Me prooviks 10-ga hakkama saada, eks. Aga me jõuame natuke teile. Ühesõnaga, need tegevused on kõik jätkumas, me ei saa lubada, et meil nüüd aasta lõpuks on korteriühistu olemas või pole, või mitte energiaühistu.
sest selle tegevuse toel praegu on tekkinud juurde 3 uut korteriühistut vähemalt juba, et see on nagu selline, et noh, vajadus on, meil on see omapära, et me nagu siin alguses öeldi, et tahetakse nagu keskküttest lokaalkütte peale minna, siis meil paljudes elamutes ei ole seda õiget lokaalkütet ka. See on nii lokaalne, et see on korteripõhine. Ühel elekter, teisel aken lahti, soejuhjaks tuleb sisse, 3. paneb pliidiga. Nagu ütleme, mis see teeb siis majade sisekliimale, eks ju. Ja vald on nii meeletult rikas, et see kütab õliga. No, siis saad aru, mis see tähendab. Nii. Ja noh, suuremat tõrget näeme ikkagi just selles juriidika pooles, et see on ikka raske, et noh, meil ju biomassiga probleeme pole, meil on metsa nii palju, et meil ei saa väiketuulikuid teha. Meil on metsa nii palju, et me vaatame merd praami pealt. Nii et sellega ei ole meil küsimusi. Ja tuulte lahendused loomulikult need käivad teistpidi, seda te loete suurest ajakirjandusest, et see on meie potentsiaal ja see tuleb ka niikuinii. Aga täna huvitav, kõik rajavad Hiiumaale üks Lauka-asula skeem siin nägemiseks, kuidas neil see on seal. Et täna rajavad Hiiumaale põhivõrgu lahendusi, mida Hiiumaal te teate, et ei ole, nii Elektrilevi kui Elering ja varsti nad räägivad isegi omavahel sellest juba. Nii et kõik tuleb. Aga see on jah selline asula lahendusi, kus me lahendame siis nii munitsipaali kui elamufondiga koos. Number 1 asub 300-kilone pelletikatel. 2 aastat vana. Nii et väga hästi toiminud praegu ja Hiiumaal on hüppeliselt kasvanud pelleti tarbimine sellel aastal juba, sest õli teeb oma töö. Aga aitäh, see oli väga põgusalt. Siis peaks nagu teised raid võtma ju. Aitäh. Kõigepealt Ülole seekord, palun vabandust, Monika. Jah, see Hiiumaa on mõnes mõttes üks klassikalisemaid kohti, kuhu oleks mõistlik energiaühistu luua, sest seal on palju asju olemas, seal on suhteliselt tihe tarbijaskond, tihedalt koos, kui me vaatame just Kõrgessaaret, seal on ühest küljest hea, aga teisest küljest võib-olla halb, et on mälestus kaugküttest, mis ei ole küll eriti rõõmus, see lagunes ära, aga paljudes hoonetes on keskküttevõrk säilinud ja inimesi on ära tüütanud alupukateldega mässamine, nii et see loob ka hea mentaalse tasandi, et inimesed on valmis või selle keskküttega jätkama, ka siis kaugkütte faasis. Ja kui nüüd moodustatakse korteriühistud, siis juba nagu see ühistulisel tegevusele minek võib-olla siis soodustab ühtlasi ka energiaühistu moodustamist seal. Nii et seda siis nii Kõrgessaares kui Laukas. Aga seda, mis sa ütlesid, et koostootmisega me ei hakka veel tegelema, siis see võis kaugemas perspektiivis olla küll. Sest et kui energiaühistu edukalt käima läheb ja hind on vastuvõetav, siis kindlasti ka paljud need, kes on praegu kohtküttel, et iga korter kütab eraldi, võib-olla need tulevad ka tarbijateks ja mida rohkem need tuleb, nad sellega ära harjuvad, siis võib-olla hakkavad ka ükskord elektriboilerid üles ütlema ja siis nad tahavad sooja vett saada ja siis oleks juba koostootmine võib-olla mõistlik, nii et kaugemas perspektiivis võiks seda ka silmas pidada. Kasutusuuringute juures me arvestame juba variandiga seda, et me kohe pakume soojavee lahenduse ka kortermajadele, aga koostootmise juures ikkagi me oleme näinud, et ta tahab ka juurde tootmisbaasi, ta tahab ikkagi ettevõtet juurde, kes suudaks selle sooja ka ülejäägi ära rakendada veel ka oma tootmises, mis oli algselt meie mõte tegelikult, kui me pelleti tootmisega mõtlesime. Aga Laukas ju oligi, see oleks puidutööstusettevõte, kelle juurde oleks see tulnud ja see ülejääv soojus oleks tulnud tasule üle. Ega need mõtted ei ole Laukal kuskile kadunud, aga Kõrgessaares on veel 12 000 ruutmeetrit tootmispinda vaba alles kalatehasest, nii et meil seda tootmispinda on kõvas. Ja täna on siin pigem perspektiiv natuke rõõmsam kui aasta tagasi, et omanike vahetus ja hinnad on juba nagu läbirääkimist kannatavad. Seal on üks hea eelis on veel, et teil on aktiivsed metsaühistud, kes on nõus
kes on nõus partneritel olema. Jah, nemad on nagu selles pakis kogu aeg sees olnud, et eelkõige see erametsaomandi ka nagu kaasata siis kohe. Et tegelikult on see natuke see Haljala skeem ka, aga ma arvan, et meil on nagu selline üsna normaalselt toimiv süsteem praegu. Monika, on sul midagi lisada? No Hiiu näide on jah tõesti selline, kus see ettevõtmine on niivõrd suur juba, et kui tahta nüüd energiaühistu ära teha, siis tegelikult tulekski teha täiesti juriidiline selline tegevuskava, et mis on vaja, mis kooslused on vaja moodustada, mis kokkulepped on vaja teha, mis ajakava on, mis tegevusload sinna taha tulevad, et see on selline juba päris mahukas juuraprojekt. Nüüd, mis lisakommentaar veel just selle metsaühistutega on, siis mul on nagu hästi meeles, kui Haljala rääkis, miks tema idee põhja läks, et kohalik metsaühistu ei pruugi olla konkurentsivõimeline ei tarnekindlusega hindade poolest, kui viia läbi konkurss. Siis kui ma sama tarkusega üritasin Hiiu ees hiilata, siis tuli välja, et kuna transpordikulu mandrilt saarele on niivõrd suur, et siis konkureerib tegelikult see Hiiu väga hästi oma metsaühistutega. Et see on nüüd siis see regionaalne eripära, kus see geograafiline asukoht muudab päris palju. Aitäh, Tuuliki! No elektritootmist selles esimeses plokis väga ei vaadeldud. Aha, mõnevõrra, jah. Aga tuuleenergia mentorina ei saa ütlemata jätta, et Hiiumaa on väga tuuline koht, üks parimaid kohti, kus Eestis saab tuuleenergiat toota elektri tootmise näol ja siis ühtlasi ka ümber lükata selle väite, mis enne valimisi oli, et Hiiumaa leidub naftat, et tegelikult Hiiumaa nafta ongi tuul. Aga nii nagu Jaanus ütles, et tuuleenergia seal kasutusele võetakse varem välja. Aitäh ja meil on Luts kommentaari küsimusega. Lutz, your comment or question? Yeah, I'd just like to make a comment because I've been twice to Yuma. I know the project a little bit, and first of all, I'd like to congratulate Janusz and his team because they make a fascinating work with the local people. Just my comment or advice, I would not overload such a project. They identified their problem with the heating system. And really, I would advise you not to think about electricity production and so on. Solve the problem, and it is, from my point of view, more or less easily to solve in the debate with the people, but you can complicate it and complicate it and complicate that. So make it as simple as possible, and I really would advise not to speak about electricity production in that project. Thank you. Ja aeg on vist nii surub peale, et rohkem ma küsimusi praegu saalist ei võta. Aitäh, Jaanus!